tšau! Täna ma tahan tutvustada teile sellist meetodit, millega siis vähendada ärevust. Et ärevus on jällegi see asi, et kui me oleme ärevad, siis me läheme sinna negatiivsesse emotsiooni ja see omakorda nõrgestab meie immuunsüsteemi väga jõudsalt. Et üks selline hea lihtne vahend on Nadishodhana pranayama ehk siis hingamistehnika, mis tasakaalustab siis paremat ja vasakut ajupoolkera, samamoodi kui sa vaevled unetuse käes, et tegelikult õhtuti seda teha, kas või ainult 5 minutit, et see juba oluliselt vähendab sinu ärevust ja aitab siis saada uinuda kiiremini. Et kuidas seda teha? Et kõigepealt enne soovitan istuda kas tooli peal või siis põrandal padjal, jalad risti ja hingata kõigepealt 3 korda sügavalt sisse ja välja. Üldiselt igasugune sügav hingamine lõdvestab meid kohe, et kui sa oled ärev ja sa ei saa võib-olla, oled kuskil rahvarohkes kohas, sa ei saa hakata tegema pranayama tehnikat ja maha istuda kuskil, aga sa saad alati võtta sügava hingamise. Ehk siis, kui sa juba hingad kas või niisama nii, see lõdvestab sind oluliselt. Aga nüüd siis Nadishodhana pranayama. Kõigepealt me hingame 3 korda sügavalt sisse välja. Ja seejärel me hingame sisse vasakust ninasõrmest ja vajutame parema ninasõrme samal ajal kinni. Ehk siis me paneme käed, võtame niimoodi pöidla, parema käe pöidla ja väikse sõrme ja vajutame selle pöidlaga kergelt siit kondi juurest parema ninasõrme kinni. Siin on oluline jälgida, et me ei vajuta seda, inimestel on tendents vajutada seda nagu niimoodi, et meil läheb ka pea viltu, et pea peaks jääma ikkagi otsa ja et ei pea nagu nina paigast ära lükkama. Ehk siis me tõmbame kergelt, nüüd hingame sisse vasaku ninasõrmega. Hoiame hetkeks õhku sees ja siis vajutame väikese sõrmega vasaku ninasõrme kinni ja hingame välja paremast nina poolest. Täiesti tühjaks. Ja siis me hingame sisse paremast nina poolest, sõrm on ikka siin, vasakul. Ja välja vasakust. Ehk siis üks ring on, me hingame sisse, see on üks ring ja hästi oluline on see alati alustada vasakult ja lõpetada vasakul, mitte jätta pooleli. Ehk siis me hingame sisse vasakust ninasõrmest. Nii palju kui saame ja siis hingame välja paremast. Ja siis hingame sisse paremast ja hingame siis välja vasakust. Siis sa võid teha hetke pausi, kui see on sulle vajalik, aga tegelikult siis ideaalis nagu tulevikus, siis tuleks teha seda järjest, ehk siis jälle vasakust sisse, paremast välja, paremast sisse, vasakust välja. Ja siis see hingates sa võid visualiseerida veel, et siit läheb nadi ja pingala nadi, kaks pikka siis meie energiakanalit kehas. Sa võid visualiseerida, kuidas siis prana ehk elujõud tuleb sisse, aktiveerib need kanalid, mis on paralleelsed su selgrooga. Ja see aitab siis veelgi rahustada. Ja tee seda umbes 5 minutit, võid panna taimeri ja
kui sul on püsivust ja aega, siis tee kauem, tee 10 minutit, see on alati hea. Et siis see tasakaalustab sinu parema ja vasaku ajupoolkera ja sinu kehapooled samamoodi. Ma teen ühe korra teile veel, et teeme koos. Praktika ajal võid silmad kinni hoida, siis sa oled rohkem keskendunud enda sisse. Aga kohtumiseni homme. Tšau!